Meie tänases osas teeme ülevaate mõningatest müüjatepoolsetest argumentidest korteri ruutmeetri hinna määramisel. Head vaatamist! Maa-ameti tehingute statistikas välja toodud keskmise ruutmeetri hinna järgi peaks minu korteri hind küll kõrgem olema. Maa-ameti statistikas tuleb vaadata mediaanhinda. See välistab liiga kõrged ja liiga madalad tehinguhinnad. Maa-ameti statistika ei anna täpset infot kinnisvara asukoha ja seisukorra kohta. Näiteks seal toodud pindala vahemikes võivad korterid olla nii 1- kui ka 3-toalised. Tean, et sama suur korter müüdi meie majas kõrgema ruutmeetri hinnaga, kui teie mulle pakute. Oskate te öelda, kust kohast antud info pärineb? Kas nägite portaalis pakkumist või saite selle info korteri müüjalt? Kinnisvaraportaalis sisalduv info võib drastiliselt erineda tehingu tegelikust hinnast. Kõik sõltub läbirääkimiste teel saadud kokkulepetest. Kui info on saadud müüjalt, tasub arvestada asjaoluga, et 2 identset kinnisvara ei ole olemas. See tähendab, et hinda mõjutavad väga paljud tegurid, nagu toalisus, korteri pind, korrus ja muidugi ka korteri üldine seisukord. Mina ostsin selle korteri 10 aastat tagasi oluliselt kõrgema ruutmeetri hinnaga. Vähemalt selle raha tahaksin ma küll tagasi saada. 10 aasta taguse kinnisvarabuumi ajal olidki hinnad oluliselt kõrgemad. Praegu on küll turg tehingute poolest aktiivne, kuid hinnad ei ole kindlasti jõudnud nii kõrgele kui siis. On vähe tõenäoline, et nad lähiaastatel ka sinna jõuaksid. Kui hinnasoov on sellises olukorras lõplik, siis soovitame müügiplaanid edasi lükata.